No naeratades alustame, aga erakonnal vist täna hea päev ei olnud. Tartu abilinnapea astus päeva lõpuks tagasi toimingupiirangu rikkumise kahtlustusega ja teie suurtoetaja Parvel Pruunsild on siis kapo poolt nimetatud selle tegevuse toetajaks. Kas teie saate aru, kes siis, üritan seda tsiteerida, üritab Pruunsilla nagisse oma kasukat riputada? No ei tea, ma loodan, et tulevik meil seda näitab, kes kellele mis kasukat kuhugi soovib sokutada. Küsimusi on täna rohkem oluliselt kui vastuseid ja kui ma seda kahtlustust ajakirjanduse vahendusel olen lugenud, siis minu jaoks jääb küll väga arusaamatuks niisugused kaudsed mõjutustegevused. Seaduse paragrahvi nii lai ja üldine tõlgendus, sellega võid võtta tänavalt inimese ja esitada süüdistuse, kahtlustuse, mille iganes ja menetleda seda väga pikalt. Kui me vaatame, mida on viimasel ajal tehtud, siis Tartu on kuidagi selline õnnetu linn olnud, kus üks, teine ja kolmas abilinnapea on saanud kahtlustuse ja süüdistuse. Ja nendega ei ole hästi läinud. Jah, aga siiamaani vist ei ole kedagi kohtus süüdi mõistetud. Kõik on õigeks mõistetud. Osad protsessid küll on pooleli, eks ole, kui me võtame Kaar Lemberi protsessi, siis see vist on juba 8 aastat kestnud ja süüdistusest on järgi jäänud 9-eurone süüdistus. Nii et ma arvan, et siin on ka õiguskaitseorganitel väga tõsiselt põhjust mõelda, millega tegeletakse. Teil on kaitsepolitseile ja prokuratuurile etteheiteid? Ei, mul ei ole mingid etteheiteid. Mul on eelkõige ootused, et need asjad saavad kiiresti selgeks, sellepärast et tegemist on ju inimeste elude saatustega. See ei ole lihtsalt mingisugune lihtne toiming, mida tehakse. Inimesed, kes on poliitikas, antud juhul pean silmas siis praegu Priit Humalat, mitte Parvel Pruunsilda. Inimene astub tagasi, inimene kaotab oma poliitilise kapitali, töökoha, jääb võib-olla aastateks selle protsessi osaliseks ja 5 aasta pärast me teame, et tegemist on õige inimesega ja ausa inimesega. Et kes kompenseerib, hüvitab inimesele need kahjud, need läbielamised, selle pinge ja nii edasi. Et see on ka osa õigusriigist, millele me peame otsa vaatama, et mitte ainult kurjategijad istu vangis, vaid et ka ausad inimesed saavad ausalt ja vabalt Eesti riigis elada. Ma lihtsalt proovisin mõelda, et kellel peaks olema huvi näidata kas Tartu abilinnapead või suurärimeest halvas valguses. Et on need mingisugused konkurendid, poliitikud või kes? Poliitikas on alati toetajaid ja vaenlasi ja poliitikutel on alati toetajaid ja vaenlasi ja mitte ainult valijate hulgas, erinevate erakondade valijate hulgas, vaid laiemalt. Et poliitika on palju keerulisem kui telest vaadates või lehest lugedes. Olen märganud. Ja eks tänane Ekspressi lugu, mis on küll niisugune ilukirjanduslik ja mida 100% tõena ei saa võtta, aga mingi jäämäe veepealse osa see ju avab, nii et selles mõttes ma soovitan siiski lugeda, aga ma ütlen, et see on ainult jäämäe veepealne osa. Me käime seal korra ka. Kui me siia lisame veel, eks ole, meediamõõtme ja julgeolekuasutused ja paljud muud, mis täpselt samuti puutuvad poliitikaga kokku, siis kogu see maailm on palju keerulisem.